아,
paljud tulid ju siit ju veel küsima, et mis siin toimub. Noh, ilmselt ikka keegi ei taha Sokis minna edasi. Jah. Mis me siis tegime? No siis, ma ei tea, põhimõtteliselt tahtsime vaadata, et kas, kui me paneme sinna selle sildi, üldiselt nagu sildi mõju inimese käitumisele, et kuidas ta allub või ei allu. Aga ma arvan, et see idee oli liiga nagu enesekindel. Et hüpoteesid, mis meil olid, et inimesed ikka alluvad, et vähemalt keegi allub sellele, nagu see hüpotees ei pidanud paika. Aga samas on hea, et me mingit nagu tulemust saime, me saime reaktsiooni, et oli palju inimesi, kes nagu... Sisuliselt, mis juhtus oli, et hüpotees ei leidnud kinnitust. Aga tegelikult mina ütlen, et seda oli hästi lõbus teha. Kui keegi ei allunud või tegelikult, mis meil läks, ma arvan, et mingisugune pool tundi aega, et aru saada, et tõepoolest keegi ei võta ära. Et siis jah, pidime võtma abinõud käiku, ehk siis mina ja Alex tegime sotsiaalset eeskuju ja läksime siis näitlikult, võtsime inimeste ees enda jalanõusid ära, aga sellega kaasa küll ei mindud, paraku. Sinna video peale ei läinud see, et kus see garderoobi naine ütles, et talt küldi küsima, et kas teil sussi on pakkuda. Ja ei ole sussi. Et siis ruumimarker sisuliselt toimis, aga lihtsalt inimesed ei olnud nõus sellele alluma, kuna nad lihtsalt ei soovi käia Sokis mööda Tallinna Ülikooli. Et tegelikult seda katset võiks näiteks korrata, kui oleks pakkuda need kilesussid. Või kuidagi... Ma arvan, et see oleks terve kool sinist. Tegelikult üks asi ei jäänud sinna kaamera peale, mis oli pärast, kui me olime ära võtnud kõik asjad, et üks tüüp tuli sinna, istus sinna pingi peale ja hakkaski oma jalanõusid ära võtma. Siis ma küsisin, et issand, et mis sa teed? Ja siis ta ütles, et ei lihtsalt, et hea idee andis mulle. Okay. Üks põhimõtteliselt siis hakkas. Tal oli vahetus jalanõud kaasas. Aga tal olid vahetus jalanõud kaasas. Okei, kas vaatame järgmist? Teis ma mõtlesin silla hooldustööd. Ma vaatasin seda pinnakatet, seda ei hooldatud. Nägi stabiilne välja ja siis ma mõtlesin, et riskid, kes ma pean tegelikult minema loengusse.
see Jaa, oli sa selles üks võid- minu vanasõber, tegelikult ma kogemata filmisin, aga tegelikult ma lihtsalt ei osanud. see oli hästi. Räägi selle said peale. Jah. väga hea . vähemalt üks nagu intervjuu nii-öelda. väga siuke smooth üleminek . Jaa. See ruumimarker toimis väga hästi . et noh, tegelikult mina ise oleks ka, ma ütlen ausalt, mina oleks allunud sellele ma oleks sildile . ka , ma ei oleks see on see , et läinud sa enamasti ma arvan ei hakka analüüsima vaata , et Äkki- mis siin aga- võib olla , et see lihtsalt nagu automaatselt Mm. See on nagu- see ongi see märk , vaata . aga meie kasuks mängis see ka kindlasti , et lähedal oli ka ümberkäik , et Jah. inimesed ei pidanud väga kaugele minema . ümberkäik ei olnud väga keeruline . ja siin video peal nagu ütleme on pooleks , aga nüüd Aleksander vist leidis Nii, statistika . ühesõnaga mehi , kes möödakäijatest allusid sildile ja ei ületanud silta , oli 18 , naisi 19 ja siis 4 allumatut meest ja 8 allumatut naist . allumatud naised . allumatud naised . enamus ikka siis , aga kui ja siis kaks meest ja mitte ühtegi naist käitusid niimoodi , et nad kõndisid poole sillani ning seejärel tagasi ja läksid ikkagi ringiga . kui pikalt see vaatlus oli , pool tundi jah ? Pool tundi . mis siin nõrkus võiks nagu olla , et no siin me oleme pärast muutsime seda natukene , aga alguses meil sildid olid nagu selle läbikäigu keskel , mis nagu põhimõtteliselt võttis inimestele ära nagu see alternatiivi . blokkis ära jah , et see nagu blokkis . aga pärast , noh , siin on video peal ka näha , et me natukene liigutasime seda nagu nurka ja siis põhimõtteliselt inimesel oli nagu valik , et ta sai valida , et kas ta nagu riskib või mitte . sest kui nagu silt nagu täiesti blokeerib selle läbikäiku , siis põhimõtteliselt tal on nagu kaks sellist stiimulit , et üks on , et teekond on takistatud ja lihtsalt puht füüsiliselt ja teine , et see on seal silt . isegi kui see silt oli keskel , siis mindi mööda , et see aga noh , nagu suurt erinevust ei tulnud , aga Jah. lihtsalt , et see võis olla nagu , aga samas kui me liigutasime , see tõestas , et see ka ei olnud . et siinkohal nagu meie oletused pidasid paika ikka . okei , kas vaatame järgmist ? siin on nali või ? eile oli mingisugune tavaline suhted . tulete kaasa , ei ? ma ei tea , miks see siin on . oi , mis see on ? nii on . mis asja ? soe kõik .
miks te otsustasite eirata seda silti? Ma mõtlesin proovida, sest ma nägin, et kõrvalliftiga sõideti üles ja mul tekkis kahtlus, et kas on tegemist bluffiga. Ühesõnaga terve mõistus. Terepingil on terve mõistus. terve mõistus ja ta koolib bluffi. Pokkerit ärge mängige. Terepingiga ei tasu pokkerit mitte kuidagi. jah. Aga mainime ära, et siis kui Tereping tuli, sõitis üles liftiga ja me tahtsime talt intervjuud, saime korraks isegi ja alguses ta liikus ühes suunas, enne kui ta meid nägi ja siis, kui me saime oma väikse intervjuu, tahtsime rohkem, siis ta läks täiesti teises suunas ära. Aga selle eksperimendi puhul oli see ka, et enamus inimesed ei tea, kuidas see liftitöötlus käib ja see on jah tegelikult loogiline, et sa ei tea, kuidas lifti hooldatakse ja see on nagu, see on isegi mõnes hoodatav, et see oli kõige mina niikuinii alluks, ma arvan, sest ma ei tea, ta võib liikuda, aga äkki noh, kui ma lähen sisse, siis ta midagi juhtub. Igatahes katsed olid väga meeldivad, huvitavad ja järgmine kord ka tahaks teha inimesi kiusata. Mina soovitan kindlasti kõikidele tulevastele keskkonnapsühholoogia tudengitele, et muidugi tehke siukene video ja eksperiment eksami asemel, sellepärast et tegelikult see asi jääb meelde, mitte nagu siis faktiteadmised. Neid sa võid iga hetk raamatust üle lugeda. Nii on vahvam, meil on väga lõbus. Koolis peabki lõbus olema. Jah, ei mina ka soovitaks, kui selline võimalus avaneb, et see oli päris lahe seda teha. Põnev. Ja tulemused olid kohati veidi ootamatud, just selle ukse koha pealt ütleme. Aga jah, üldiselt oli väga lahe. Muidu oli väga lõbus inimestega manipuleerida ja vaadata, kuidas käituvad kindlates situatsioonides ja tõesti väga põnev oli, on õige sõna. Ja täname kindlasti, kes kaasa mängisid ja intervjuud andsid. Selle bakalaureuse ajal see on esimene võimalus kuidagi ise midagi katsetada, ise vaadata neid, manipuleerida inimestega, vaadata nende reaktsiooni. Ja see ei ole ju puht lihtsalt niisama filmimine, et seal alati peab midagi sealt mõtlema, midagi muutma ja pärast seda analüüsima, et see ei ole lihtsalt niimoodi, et sa tuled ja filmid. Ja jah, suur tänu kõikidele, kes aitasid meid kaasa ja kes vastasid. Ja loodame, et oli päris põnev ja loodame A peale muide. Jah, parem oleks, keskmine on allpool. Okei, aga aitäh vaatamast ja Tšau! Need, kes lähevad üle. tervist, millega tegelete? Simuleerin töötamist. Väga hea. Siin on suletud.